Väikelinna võõrastemajja saabub üks sükene mingisugune turist, ütleb, mina väga halvasti rääkima eesti keel. Sellepärast palun mulle hästi selgelt ning aeglaselt vastata. Kas teil on mõni vaba tuppa? Ei. Tööõpetuse tunnis õpetaja küsib, Juku, kuule, mis asi see on, mille sa tegid? Linnuvoorna. No auku ju ei ole, kuidas lind sisse saab? Ta on juba sees. Kohtuvad endised klassikaaslased. No millega tegeled? Kuule, Jaapani autosid on maale. Normaalne, muidu nagu perekond on ka. Ja, 2 tütart, Karina ja Corolla. Turismibüroos heliseb telefon. Hallo, kas te Egiptuse reise ka müüte või? Ikka müüme. Mis kuurorte te pakute? Sharm el Sheikh, Nuveiba, Hurghada. Hurghada, see on hea, see sobib. Aga millal te sõita soovite? Ei, ma ei taha kuhugi sõita, ma lähen ristsõnu praegu. Jookseb väikene Juku isa juurde. Isi, kuule, kas sa oled emmet kunagi päris paljalt näinud või? Ei ole, no tule siis vaata, kui õudne. Lasteaeda tuleb nagu üks uus laps sinna ja siis kasvataja küsib, et aga kes sulle õhtul järgi tuleb? Vanaema. Mis sa nüüd nalja teed? Nii seis ei ole võimalik. On, küll. Tähendab, vanal ajal juhtunud sände lugu, et läinud mees targa juurde palvega aidata, et kuna ta on juba 3 lapse isa ja et mida teha, et rohkem lapsi ei tuleks. Tark võtab suure raamatu lahti, et siis, kui mehel on 3 last ja rohkem ei taha, tuleb 1 muna maha lõigata. Tehakse lõikus ära, läheb mõni aasta mööda. Mees tuleb sinna, ütleb, et kuule, nüüd on juba 6 last, mis nüüd siis teha? Tark võtab suure paksu raamatu üle lahti, nii. Kui mehel on 6 last ja 1 muna on ära lõigatud ja rohkem lapsi ikka ei taha, tuleb ka teine muna ära lõigata. Jälle tehakse lõikus ära. Läheb veel mõni aasta mööda, mees tuleb sinna, et kuule, nüüd on juba 9 last, mis nüüd siis tuleb? Vanamees keerab suure paksu raamatu uust lahti. Kui mehel on mõlemad munad maha lõigatud ja peres on 9 last, siis järelikult võeti valel mehel munad maha. On selline olukord juhtunud, et hetkel on paradiisis naisi liiga palju ja naisi paradiisi vastu ei võeta. Aga sureb mees naisega koos ära, lähevad mõlemad sinna värava taha, vaatab, kurat, silt. Naisi vastu ei võeta, mis teha? Naisele ruttu, viska käpuli, naine viskab käpuli, mees seob talle nööri kaela, annab väravale kella. Peetrus tuleb sinna, suur Peetrus vaatab. Ma ütlesin teile naisi sisse ei lasta, näete, silt on siin. No see pole naine, see on kits. Too, kurat, vaatab eest, vaatab takka. Olen ma elus kitsi näinud, aga mitte sellist, kelle udar ees ja habe taga on. Kaks meest maailma erinevates otstes. Üks kõnnib pilvelõhkujate vahel mööda peenikest terast trossi. Teine teises maailma otsas teeb 90-aastase vanamemmega minetti ning mõlemad korrutavad ära vaata alla, ära vaata alla, ära vaata alla. Tartu äärelinnas neeger peatab taksot. Viska kesklinna, vennas. Kuule, ma pole sulle vennas, ahv on sulle vennas. 50 taala, vennas. Sõidame, vennas. Seen kuskilt rock-kontserdilt, ütleme sealt rahvarokilt, paks täis söönud siuke rokase habemega ja mõnusa õllekõhuga kuradi paks päss. Vaatab mingisugust kuradi neete täis löödud plikat, ütleb, kuule, palju nagu maksaks, et sinuga nagu üks tund aega müralda. Kuule, papirais, kelleks sa mind pead õige? Ei no see, kes sa oled, on ammu selge, nüüd on vaja hind välja mõelda. Jalgpalli kohtumine, igavene tõsine matš. Ühe võistkonna ründaja küsib kohtuniku käest, et vabandust, kuidas teie koera nimi on? Mis kuradi koera? Mul pole mingit koera. Kuidas see võimalik on? Ise olete pime ja saate koera polegi. Turist on võõras linnas ja küsib ühe kohaliku käest, et vabandage, on siin mingit vahet, kas ma lähen sadamasse trammi või bussiga? Mul on küll jumala savi. Tuleb vanamees turule jääkaru rihma otsas. Rahvas paneb kõik paanikas minema, kes kuhu saab.
üks julgem tuleb natukese aja pärast küsima, et vanamees, mida sa teed siin oma karuga? Vanamees ütleb, ma tulen seda värdjat otsima, kes mulle möödunud kevadel Polonka kutsika müüs. Keset merd väikesel saarekesel seisab majakas. Sügisene aeg, meeletu torm ja saabub sinna saarele üksik paat, postiljon ronib välja, taob jalaga vasta majaka ust. Kuradi litapoeg, raiskroni alla, ma tõin sulle kirja. Kurat, koperda kiiremini, kaua ma siin pean passima. Vana mees lõpuks ronib alla. No mis tahad? Kurat, sa vaatab ju kilma, mina pean mingi sitase kirja pärast eluga riskides siia sõudma raisk. Kuule, sa võta vähe vaiksemalt, ära mölis, muidu tellin ajalehe. Mees helistab seksliinile sinna kuskile, tead ja. Tere ja... Oi tere, millise nimega naist te täna sooviksite siis? Lindat. Väga vedas, mina olengi Linda ju. Aga muidu nagu blondiini või brunetti või... Blond võiks nagu olla. No teil jälle veab, no ma olengi täitsa blondiin, aga pikemaid või lühemaid eelistate? No pikem võiks olla. Mina olengi pikk, teil niimoodi veab. Ja pikka ja sirge säärega ja suure pehme rinnaga ja... Oi, mulle meeldiks rohkem nagu väike ja kõva rind. Teil jälle veab, mul teine rind ongi väike ja kõva. Lõvi helistab tsirkusesse, direktor võtab vastu. Lõvi ütleb, et kuulge, olge nii kenad, mingi öelge põlevale rõngale, et ma õhtul hüppan läbi. Minu naine on autoroolis nagu välk, mis mõttes nii kiire või? Pidevalt paneb puusse. 2 politseinikut. Kõndivad mööda vanalinna, patrullivad, korraga üks ütleb, näe, 50 kroonini on maas. Teine korjab üles, vaatab. Ja rebib pooleks. Mis tegid nüüd siis? Võlts raha oli. Miks sa nii arvad? 50 kirjutas 1, mitte 2 nulliga. Telefonikõne, mis tuleb päästaabi keskusesse. Tuli rõtt siia, mul naine on täiega hulluks läinud. Täpsustage palun. No, maja on siniseid ja roosasid kärbseid täis, tema ei näe. Pulm on täie soos, rahvas on ilgelt ülemeelik ja üks vend, kes on natuke üle joonud, siis korraga tõuseb püsti, ise kõigub laua ääres. Kõll vastu klaasi ka ja praegu ma tahaksin, et pruut võtaks mul kõigi näes suhu. Rahvas ehmatab jumala tummaks. Lõpuks peigmees hakkab ennast laua tagant püstama. Ei, mitte peigmees, pruut, ma ütlesin. Naine läheb arsti juurde muret kurtma, et mehel nagu ei tõuse eriti hästi või voodis niisugune uimale, ei taha nagu midagi teha. Arstis kirjutab ja rohu välja, et 3 tilka õhtul söögi sisse, kõik on vinks-vonks. Naine läheb koju, mees tuleb ka mingi aja pärast, vaatab, naine istub diivanile, mees küsib, mis süüa on midagi? Mine vaata köögis poti seal kuradi pliidi pealt. Mees läheb sinna, tõstab potil kaane pealt ära, röögatab. Naine kurat, miks pelmeenid kepivad? Sõjaväes teeb komandör teeb kohaloleku kontrolli ja ütleb, reamees Moonikupar, mina. Huvitav, miks teil selline narkootikumidega seotud perekonna nimi on? Ma tõesti ei tea, seltsimees komandör Hašiš Marihvanovitš. Neiu, kust te praegu tulete? Ilusalongist? Suletud oli või?